Laupäeva hommik Vikerraadios. Ei midagi uut. Endiselt teenitakse rahvast. Selle saate fenomen on, mida ma olen ammu rääkinud ja olen ka siin saates rääkinud, et kunagi oli Eesti Televisioonis selline saatesari nagu Koostapere lood. Ja seal olid siis perekondistus koos ja nad rääkisid asjadest nii poliitikast, majandusest, elust, nii nagu üks tuttavate ring räägib. Oli päris huvitav selline ühiskonnakriitiline hoiak ja ma olen alati võrranud, et meie saade Rahvateenrid on samamoodi selline tänapäevane Koostapere saade. Eelkõige meie saade on siis poliitika asjades. Teenrid selles mõttes, et ega me ei aja siin mingisugust poliitilist asja või mingist agendat. Rahvas mõtleb väga erinevat moodi ja meie üritame siin olla hästi kallutatud. Kui sa teed siin mingisugust muud saadet, siis sa üritad olla enam-vähem tasakaalus ja võib-olla isegi oma keelepruuki natuke sättida. Aga mitte, et me siin saates nüüd ropendaksime, aga me oleme selles mõttes täiesti vabad, et see, mida kuulaja kuuleb raadiost laupäeva hommikut, see on see, mida meie tõesti mõtleme. Sissejuhatuseks meil on kõik täna hommikused lehed läbi loetud. Kes vähegi saab, ärge tänased lehti lugege, sealt võib saada Keskerakonna mürgituse. Me ei joondu ju kellegi järgi, ega me ei joondu ju võimulolijate järgi, me ei joondu opositsiooni järgi, me ei joondu ärimeeste järgi. Üks hea rahvateener on, ma arvan, inimene, kellel on süda õige koha peal, kes tunnetab ühiskonnas toimuvat, suudab näha ka selle eesriide taha. Putini kurb saaga. Ma arvan, et Rahvateenrite saade on justkui termomeeter, mis mõõdab ühiskonnas olevat temperatuur. Nagu kuuma suppi söömisega, et teda ei saa nii tuliselt süüa, kui teda keedetakse. Rahvateenrite saade räägib inimestele selles mõttes lihtsas keeles, et Rahvateenrite saade on tehtud ajakirjanike poolt, kes igapäevaselt mõtlevad, kuidas keerulistest asjadest lihtsalt rääkida. Rahvateenrid, laupäeviti kell 11.05 Vikerraadios. Veelgi teravamat pakub vastasseis. Meie ühiskond on täis vastasseise konflikte, aga sageli on probleem selles, et need vastasseisud ei saa kusagil kokku. On ajalehtedes arvamusartiklid ühelt poolt ja teiselt poolt, vihased võitlused kusagil sotsiaalvõrgustikes, aga saade vastasseis pakub võimalust kahel vastaspoolel olla tund aega stuudios, näost näkku, debateerida, tuua esile oma argumendid, püüda ümber lükata vastaspoole argumente. See pakub palju parema võimaluse ka avalikkusele aru saada, kummal poolel võiks olla õigus. Mis on hästi huvitav, inimesed, kes võib-olla näiteks Facebookis on teineteise suunas väga krõbedaid kommentaare saatnud, on saatest lahkudes minu meelest päris sõbralikult teineteisel kätt surunud. Ma ütleksin, uut konflikti vastasseisu saatest kunagi ei ole tekkinud. Pigem vastasseisu saade on ikkagi pakkunud pigem mingisugustki lahendust, on olnud just nagu pikse varda rollis. Saade pakubki just nimelt võimalust argumenteeritult väidelda. Vastasseis esmaspäeviti 14.05 Vikerraadios, aga nähtamatu kuuldavaks teeb Kajalood. Kajalood on navigeerimisriist, tuntud merepesõitjate seas. Ma arvan, et sajandeid sellega mõõdeti, kui sügav on meri. Saade iseenesest otsib inimeses sügavusi. Tegemist on portreesaatega ja eks iga inimese elu käigus on pöördeid, käänakuid. Eks need on need sügavused, mis võib-olla kogu aeg välja ei paista, aga neid on tore inimese juures avastada. Kõige huvitavam raadiost ongi kuulata inimeste lugusid. See, kui inimene ise räägib, mis tema elus on juhtunud. Ja see, kuidas inimesed oma otsustest kokkuvõtteid teevad või seda mõtestavad, see ongi kõige huvitavam. Kajalood, laupäeviti 12.05 Vikerraadios. Head saated iga päev.